Minult on küsitud. Minult on küsitud, kas ma saan keerulisemalt ja ma olen öelnud, et ma ei saa keerulisemalt, kui keeruline on. Ja lihtsama põhjused on need samad. Ma ise saan ka ainult ise olla, ei see, kes sündis, ei see, kes lapsepõlves, ei see, kes teismeeas. Kõik üksikud on lõplikuna valed. Mitu elulugu olen rääkinud, mitu suguvõsa kuulajaisse sisendanud. Kui ükski neist oleks õige, oleksin kadunud. Valitseks see suguvõsa, see mina, kelle aeg on tänaseks valmis. See suguvõsa. Ene Mihkelsoni huvitas väga, kust tema esivanemad on tulnud, kust nad pärit on, kuidas selle kõigega oli. 2 järgmist ettekannet räägivadki meile sellest. Fred Puss, palun. Tere pärastlõunat. Ma kindlasti ei räägi väga detailselt Ene Mihkelsoni suguvõsast üldiselt, sest kõige rohkem muidugi huvitab see suguvõsa uurijat ennast, aga mitte nii väga teisi. Et ma räägin hoopis mõnedest küsimustest, millele Ene Mihkelson vastuseid otsis arhiividest ja kirjutas nende küsimustele otsimise teekonnaga lahti oma loomingusse. Kas ta leidis nendele vastuseid, kas ta oli õigel teel, et püüan selle üle mõtiskleda. Alustan tihti oma ettekandeid perekonnaloo uurimisest Ene Mihkelsoni mõttega. Kui matta varem ollu maha ja sellest mitte rääkida ja seda mitte mõtestada, võib maha maetu end salalikult liigutama hakata ja inimesega ikkagi manipuleerida. Usun, et kui inimene tahab olla oma isikliku ja ainulise elu peremees, siis peab ta vaatama läbi ka oma pimekambrid. Ja seda mitte põhimõtte pärast, vaid vabaduse ja enda austamise pärast. Kui küsida midagi, kui otsida vastust mingile küsimusele, siis peab olema ka valmis nendeks vastusteks. Aga mulle tundub, et väga paljusid nii oma perekonnaloo uurimise kui ka paljude muude otsimistega tegelejad huvitab rohkem see otsimise protsess. Et võib-olla mõnikord nad leiavadki selle küsimuse ja ei lepi sellega. Nad otsivad ikka edasi. Kas seda vastust, leiavad vastuse, jah? Ega seda vastust mitte märgates või siis sellega mitte rahul olles. Ka mul endal esitatakse sageli küsimusi mingi, kas siis perekonna nime, mis on siis minu üks uurimisalasid päritolu kohta või mõne perekonna päritolu kohta, esitades mõningaid teooriaid, millega ma siis ajaloolasena ei pruugi nõustuda lühidalt, siis selgitades, miks see ei võiks niimoodi olla. Aga aasta või paar hiljem tuleb see sama inimene uuesti küsima sama küsimust. Võib-olla ma olen vahepeal targemaks saanud. Et see on siis umbes nii nagu kui arst ei nõustu enda pandud diagnoosiga, siis tuleb teine arst otsida, kes sellega nõustub. Et ajalool on ikkagi selline, kes peab lähtuma sellest, mis on kirjas, mis on ka mitte kirjas, aga mis on teada selle tausta kohta, mis toimus nende sündmustega ja tegema oma otsuse, nagu olema kohtunik, tegema otsuse selliste faktide põhjal, mis on teada ja mis
laiendades sellele ka siis oma elukogemust, empaatiat ja elutunnetustest, oma põhiolemuses on inimesed ikka samamoodi käitunud. Samamoodi ka sadu aastaid varem. Ja tegeledes siis oma esivanematega, Ene Mihkelson tegi seda väga põhjalikult. Ta läks tõesti sajandeid ja sajandeid tagasi sellega, uurides allikad, milleni väga tihti suur osa harrastusperekonnaloolasi ei jõua üldse. Ja selleks oli tal ka oma abiline, kellest ma samuti räägin arhiivis. Aga et seal juba tekib siis küsimus, kui palju need asjad meid siis ikkagi mõjutavad. Et minu poole pöörduvad viimastel aastatel sagedamini inimesed, kes tahavad teada täpselt oma 7 põlve esivanemaid. No see viitab siis levima hakanud perekonstellatsioonide teraapiale, mis vaatab just esivanemate poole ja üritades siis tuvastada ja seejärel siis muuta neid konflikte põhjustavat enesepilti selles süsteemis. See ei ole loomulikult teaduspõhine, aga see, mida me teame, see võib meid loomulikult mõjutada või see, mida meie vanemad teavad ja kas on midagi maininud meile kunagi, see võib siiski alateadvuses alles olla ja meid mõjutada. Aga kui tahta otsida mõnda esivanemat, esiema, Skorpioni tähtkujulis esiema, kes on tulega õnnetuses surnud, nagu minu poole mõnikord pöördud, kui te ei tea seda, siis ega ta siis ei mõjuta teid küll. Nii et Ene Mihkelson otsis väga palju neid ka kaugete põlvkondade tagant ja seal võivad olla hoopis mitte ainult 7 põlve, vaid hoopis kaugemad põlved võivad meid mõjutada. Majandusteadlane Ameerika ja Briti ja praegu siis Taanis majandusteadlane Gregory Clark on teinud sajandeid hõlmavaid uurimusi sotsiaalse mobiilsuse kohta perekonnanimede põhjal. Ja ta on leidnud, et need samad perekonnanimed või samad perekonnad siis, kelle liikmed olid kõrgkihtides, käisid tippülikoolides 500 aastat tagasi, teevad seda ka praegu, nii et suurt muutunud ei ole. Vahepealt natukene on mõned juurde tulnud, aga üldiselt on pilt samasugune. Tema on seda seostanud isegi nii-öelda edukuse geeniga, mille suhtes muidugi võib vastu vaielda, aga mingid esivanematelt omandatud eluteadmised, kombed mõjutavad meid tõesti ikkagi väga kaugete põlvkondade tagant. Ja Ene Mihkelson tegeles arhiivis 90. aastate algusest, ka mina 91. aastal esimest korda sattusin siis Tiio Oja juurde, kes oli tollal siis Eesti Ajalooarhiivi teadusdirektor. Ja Ene Mihkelsoni endaga ma kunagi otseselt kokku ei puutunud, nägin teda küll Tiioga sageli arhiivi uurimissaalis ja minu arust nad harmoniseerusid väga hästi teineteisega. Ja ta on siis ka, Tiio Oja on siis ka tegelikult proua Pinta siis Ene Mihkelsoni loomingus, kellega ta sageli vestleb ja kes talle materjale pakub ja neid siis ka tõlgendada aitab või ka vastu talle vaidleb. Ja temaga seoses on siis, ma räägin Ene Mihkelsonist kui sellest mina tegelasest, tema teostes, muidugi ta ise seda, nagu on juttu olnud juba, seda oma eluloolisust pigem tõrjus, aga vaadates neid fakte, siis muidugi
päris palju ta neid kasutas otse. Ta küll allikate tsiteerimise kohta leidnud, et käitun nii, kuidas tundub vajalik. Vahel olen täpne, vahel loon allusioone, vahel olen irooniline. Siin on näha ka, ongi Tiiu Oja koostatud Mihkelsonide genealoogia, mida siis Ene Mihkelson ise hakkas edasi laiendama. Ja siin ei ole autorit, aga ma tean, et Tiiu just niimoodi tegi neid, et see on siis pärit Mihkelsoni fondist, siit samast kultuuriloolisest arhiivist. Ja tema koostatud, neid oli palju, 10 sugupuid, mis on tema käsikirjade hulgas, käsikirjaliste materjalide hulgas, aga siin on siis üks Mihkelsonide liin nendest ja huvitaval kombel siis tema just seal ongi 7. põlvkond. Aga seal tuleb siis neid nimevahetusi ja muid, millest siis ma ka ise täna räägin. Ja arhiivis on siiamaani jälgi Ene Mihkelsoni kasutamises on siis üks arhiivi toimik, kuhu ta on ühe lipiku vahel unustanud, see on siiani seal Rahvusarhiivis alles. Tema küsimused Tiiu Ojale on samuti olemas säilinud, nii et see 9. küsimus ja ikkagi ka see nimevahetust peaks olema puudutava protokolli koopia Vokist ja Mihkelsoniks. Et seda ta on ikka otsinud põhjalikult, proovinud ka Tiiu Oja abi selleks kaasata. Ja teine teema siis on siis võimalik põlvnemine baltisakslastest, et 13. küsimus seal üleval pistoolkorsid, kellega ta arvas võimalikku sidet nägevat, et nende majad Peterburis ja Moskvas oli neid üldse. Ja üldse Rüütli aukoodeks, sellest siis ka juba eile Anne-Meri Lai mainitud see nimi Reiter, mis siis on nagu see Mihkelsonide suguvõsa nimi tema loomingus, viitab siis just ju Rüütli nimetusele. Aga alustame Ene Mihkelsoni sünnist. Oma sünnidokumendiga tegeleb ta päris mitmes kohas ja usaldamatus just arhiivi ja dokumentide suhtes algabki tal oma sünnitunnistusest. Ta kirjutab, et minu elu esimene sünnistus on duplikaadina, sulgudes NB duplikaadina. Originaali pole ma kunagi näinud, kirikuristimistunistust hiljem ju küll, välja antud 21. jaanuaril 1954. aastal, kui ta oli juba 9 aastane. Selle põhjus, et seda algset sünni registreerimist ei ole, tuleb otsida arhiivide säilimisest selles piirkonnas üldse. Ta sündis Imavere vallas, siin on tema vanemate abieluakt, ehk siis abieluregistri lehekülg 1942. aastast ja sinna lõpuga kirjutatud, et andmed on kantud ka Imavere valla perekonnaregistrisse, köide see ja see, lehekülg see ja see. Ja sinna pidid ka jõudma Ene Mihkelsoni andmed, neid perekonnaregistreid täiendati 1949. aastani, aga september 1944 muutis päris paljud. Ja näeme just seal Kesk-Eestis, Imavere, Koigi, Pajusi vald, mis on seal kollaseks tehtud keset Eestit, need kollaseks tehtud vallad näitavad neid perekonnaarhiive, mis on hävinud. Et neid ei ole alles sedasama perekonnaregistrit, millele siis ma viitasin seda näiteks just Imavere valla kohta alles ei ole sõja käigus hävinud. Ristimis sissekanne kirikuraamatus on muidugi alles, see 2 aastat hilisem, need 10 siis on siis 21. oktoobril 44 sündinud ja 23. juunil 46 siis veidi enam kui 1,5-aastasena ristitud Ene Mihkelson on kirikuraamatus kirjas, aga riiklikes perekonnaseisudokumentides kirikuraamat enam ju ei olnud riiklik. Tema sünd registreeriti hiljem. Ja just tõesti sellel samal 21. jaanuaril 54. aastal, millele ta oma siis Ahasveeruse unes ka viitab,
Ja see on siis taastatud sünniakt, seal on näha sünnikande taastamine alapealkirjana. Ja paistab ka, et kõigepealt on kirja pandud sama käekirjaga, sama tindiga vaid tema ema andmed, Eevi Mihkelson, kes on märgitud surnuks 54. aastal. Ta elas veel aastakümneid edasi. Ja alles hiljem, arvatavasti 59. aastal, see ei ole seal üleval ääres harilikuga tehtud märkusest näha, 1959 väljastati duplikaat, arvatavasti siis kirjutati alles sinna tema isa andmed, on näha seal käekiri vist ka teine, jah, aga tindivärv on teine, Heinrich Rudolf Mihkelson surnud. Et selles mõttes saab vastu küll öelda sellele Ene Mihkelsoni arvamusele, nagu ta ütleb Katko hauas, minu sünnitunnistuselt kadus umbes sel ajal mu isa nimi, vastasin. Kaata ütles mulle uut sünnitunnistust näidates, et nii on parem. No tegelikult see isa nime siis seal ei olnudki varem, see hiljem kirjutati juurde. Andmed on sisse kantud, nagu seal näha, siis Koidula Aasa ütluste põhjal, et see, mida tema ütles, dokumente suurt esitada ei olnud. Üks Rakvere rajooni otsus number 6 on seal viidatud, mis nähtavasti arvestades, et TU 400 000 on siis sünnitunnistuse seeria number. Aga tõsi on see, et natuke aega pärast Meinhardi surma kaotati isa nimi sünnitunnistuseltki ära. Operatsioon toimus, see ikkagi toimus. Sinul ei olnud ei isa ega ema. Seda tähendaski see sünnitunnistus. See, et ta isa oli surnud, oli küll õige, aga et emaga oli märgitud surnuks, see tõesti ei olnud tõsi. Ja üks teine, siin ta seda tsiteeris üsna täpselt, aga tema isa surmaakt, selle kohta kirjutab ta veidike siis loob siis allusioone, nagu tema tsitaadis oli toodud. Meinhard Reiteri surm, ehk siis tema isa Heinrich Rudolf Mihkelson on registreeritud tagantjärele 29. veebruaril 1958 miilitsaosakonna tõendi 5. septembrist 58 alusel. No seal juba tekib vastuolu, et kuidas see tõend olla antud välja hiljem, kui selle alusel varem registreeritud surmaakt. Nii et tegelikult oli see kuupäev küll õige, 29. veebruar, nagu näete ülevalt paremalt, 1960 siiski. Nii et asi oleks huvitavam, siis ta muutis selle paar aastat varasemaks, millal tõesti sellist kuupäeva ei olnud, kuna 1958 ei olnud liiga aasta. Oma nime Mihkelson uurides siis jah, nagu nendele Tiiu ajale esitatud küsimusest näha, ta pööras palju tähelepanu sellele, et miks tema nimi on muudetud, see perekonnanimi Mihkelson. Ja ta jõudis, selle oli väga palju siis tähelepanu pöörata, uurides kõikvõimalikke Mihkelsone. Sakslasi, aadlikke isegi, aga need ei olnud sugugi midagi temaga seotud. Jah, ta tõesti leiab, niisugune lugu on veel ka, et ainult osa mu isa eellastest võttis endale perekonnanimeks Reiteri. Et minuni jõudnud perekonnanimi on meil ainult 150 aastat. Ja tõsi on, et oli 3 nime muutust, siis all vasakul on näha Tõnis Reppo, see on siis tema vanaisa. See on esimene perekonnanimede paneku kirjapanek 1822. 1834 siis nool näitab sinna üles paremale, et on Tõnis kandnud juba perekonnanime Vokk. Sealt edasi Tõnis Vokk on Tõnise Mihkli poeg, nagu seal on kirjas. Mihkli juurest läheb nool ülespoole, seal on Mihkel Rudissaar hoopis. See on seesama Tõnise Mihkel. Tõesti hoopis teine perekonnanimi. Algus oli ka Reppo ja Mihkli üks poeg Aadu on kirikuraamatutes hoopis Aadu Kodar. Nii et tõeline nime Paabel
aga selle taga ei maksa otsida mingit süsteemi erilist või mingisuguseid otsuseid nime muutmiseks, neid ei tehtud. See oli kirjutaja ise määras selle oma suhteliselt suva järgi. Et sellest nimest Vokk on veel Ene Michelson otsinud ka seost Timotheus von Bockiga, Bocki nimega, aga see on selline ainult häälikuline sarnasus, seal mingit muud ei ole, et on kirjutatud kaasaegsed mälestusi Lady Elizabeth Eastlake on siis kirjutanud, kui ta oma õe juures käis siis samal ajal, kui perekonnanimesid pandi, et ikka tulid need tagasi R juurde ja tahtsid pisikestki osa tema perekonnanimest endale saada, kuna nad ei olnud rahul selle nimega, mis talle anti. Nii et see, et anti samasuguseid nimesid, on tavaline, näiteks Hagudi mõisas Krusenstern andis oma talupoegadele nimeks Kruse ja Stern, aga mitte tervikuna seda oma nime kunagi. Ja sellega veel see nimemuutusi ei piirdunud tõesti 3 erineval viisil. On siis seda nime veel muudetud hiljem Vokk ka Michelsoniks. Et see on siis alles 1857, kui tuleb perekonnanimi Michelson. Ja sellele siis pööras Ene Michelson eriti tähelepanu. Ja siin on ka viidanud, et uue nime võtmine ise ei olnud kõne alusel ajal sugugi lihtne ega igaühele kätte saadav. See oli öelnud talle siis sugu uurijaid nõustav konsultant. Et tegelikult oli see ikkagi suhteliselt lihtne. Et natukene ülistades sellest samast dokumendist, sellest samast Vana-Põltsamaa mõisa 1857. aasta hingeloendist näeme me veel 6 nime muutmist. Kulp sai Karlsoniks, Mänd sai Reinbergiks, Liiv sai Lindauks, Sant sai Kuigiks, Uts sai Jürgensoniks, Lääne sai Limbergiks. See oli üsna tavaline, nii et selle kohta ei ole mingisugust eraldi dokumenti, muutmisotsust, mida võiks otsida. See on Järva Madise pastor on kirjutanud ühe kirikuraamatu Tiitel Lehele selle, et mõisas pandi nii koledad nimed, et ma pidin need ise ära muutma. Et tõesti on ilma mingisuguste otsuseta seda tehtud. Ja teine on siis see baltisakslaste päritolu teema. On küll mõnes kohas Ene Michelson viidanud, et selle mõtte pani talle pähe proua Pinta ehk Tiio Oja, aga ka tema enda peres on olnud seda pärimust, et on, kui su isa onu ehk siis Ene Michelsoni vanaonu suri, vaatasin koos oma isaga, siis jutustaja räägib sugulane Talliotsa redelit matuse rongkäiku pealt, see oli julgesti kilomeetri pikkuni ja siis isa ütleski, keda maetakse, et oled sellest soost, väga rikkast soost, maid ja maju ärilinnades palju. Tuleb meelde see pistoolkorsside majad Moskvas, Peterburis, et kus need on. Seda seost loomulikult me kuskilt dokumentidest ei leia. On tehtud, siin on arvatud, et see müüt esimese öö õigusest hakkas levima, või see narratiiv siis hakkas levima alles 20. sajandi algusel Eestis. Esimese öö õigus on ikkagi hoopis natukene teine teema. Et see võis populaarsesse meediasse jõuda siin ajakirjandusse ja filmigi tõesti hiljem, aga vabatahtlikud suhted või kui vabatahtlikud, aga ikkagi siis mitte sellised, mis seda esimese õigusele viitavad, neid suhteid on ikka eksisteerinud. Et Urvaste kihelkonnast on siin kirjutatud, et mõisnikul olnud ligi 80 väärlast, mõisa keetjaga olnud tal isegi 9 last ja tõepoolest me Reemaa kiriku raamatutes ESS seal eksinud laps, eks. Laps polnud küll eksinud, aga nii tol ajal seda määratleti, et tõesti on 9 eksinud last sellel Maril, kelle kohta on kirjutatud, et on tõesti Järvere mõisas olnud tööl. See ei ole fakt, see on muidugi see, et
olid vallaslapsed, mõisas sündinud, isa neil kirjas ei ole. Aga leiame, et on ka isa kirjas mõisnikuna, vallaslapse isana. Ülemisel seal on siis noorem härra Ville Bois, teisel sissekandel härra leitnant von Berg, kolmandal major von Heller või siis on siis härra rüütel Peeter Hermann, graf Igelström on olnud lapse isana. Mõnikord on seda kirja pandud, aga valdavalt siiski mitte. Võib-olla hoopis juhtus nii nagu mõne või nagu ühe Torma postijaama teenijanna Anuga. Tema lapse isa oli ein võõras herra, kes reisija oli. Et me ei tea tõesti seda. Nii et kõike, mis kirjas on, me ei saa loomulikult dokumentidest, ei saa uskuda, peame suhtuma sellesse kriitiliselt ja kõike ka loomulikult kirjas ei ole. Selles mõttes tuleb Ene Mihkelsoniga nõustuda. Et mina tänan teid siis kuulamast ja lugege siis Mihkelsoni neid kohti tema loomingust. Aitäh! Väga huvitav on suguvõsa uurija, eriti kui inimene teab, kuidas uurida küsimusi. Jah, see on seal taga. Eduardile. Nonii. Aitäh ettekande eest ja ma tahaks küsida, et kui need isad sinna kirja pandi, kirikuõpetaja, et kas ta siis nagu küsis, et see on siis kellegi ütlemise järgi, et siis ema ütles, et kes on isa või? Ja, just. Hea küsimus. Siin kõige esimeses ongi siis näha der Vater der Angabena, ehk siis ütluse järgi oli isa see ja see. Et me tõesti ju ei tea, kas kirikuõpetaja seda ka kontrollis mõisniku käest vaevalt. Aga niimoodi neid on mõnikord kirja pandud. Aga nende hulgas on ka tegelikult nii-öelda vaba abielusid tõesti, kus aastaid ja aastaid mõisnik või siis aadlikul sündis talupojaseisusest naisterahvaga lapsed. Et neid on ka olemas, mille puhul ei ole põhjust kahelda. Üksikute juhtudel muidugi võib see küsimus tekkida, aga arvatavasti, kui kirikuõpetaja julges selle kirja juba panna, siis ta arvas, et see pigem tõele vastab. Muidu väga enamikel juhtudel ei ole seda üldse kirja pandud. Nii. Aitäh